Ja tänase päeva viimane ettekanne on, ma ütleks, minu lemmik ilmanähtusest välk. Aga ma saan aru, et välk ei ole ainus ilus loodusnähtus, vaid aitab kliimanäitajaid ka selgitada täpsemalt. Ja Sven-Erik Enno on siis Euroopa meteoroloogia satelliitide kasutamise organisatsiooni kaugseireteadur. Tere ja palun! Ja, tere päevast kõigile. Mul on hea meel siin teie ees olla. Täna hommikul just kohale lennanud, õnneks kõik sujuvalt toimis. Et siis räägiksin, arvutasin siin kiiresti üle 12 aasta, siis olen siin meteopäeva konverentsil personaalselt jälle kohal ja räägiks sellest geostatsionaarsest välgudetektorist, mis on siis meie igapäevatöö ja viimased 6 aastat siis minule juba olnud. Ja siis selle 1,5 aasta või siis ütleme esimese täisaasta peaasjalikult, mis on siis 2025, mis meil on terve aasta vaatlusi, et selle põhjal siis näitaks neid olulisemaid tulemusi. Et väga lühidalt, et miks meil välgu andmeid on vaja, eks ole, ma arvan, et see ei vaja siin sellist pikka selgitust, et niisugused kõiksugused hoiatused, eks ole, mitte ainult välgud ise, vaid äiksega kaasnevad ohtlikud nähtused, aga näiteks, mis selle geostatsionaarse välgudetektori mastaabis just, et need pilvevälgud, mis on enamik kõigist välkudest, mida need maapealsed detektorid väga ei registreeri, et nüüd meil on see võime selle instrumendiga, mis on siis väga olulised näiteks lennunduses just, et näha seda pilvevälkude ulatust. Ja teine asi, et sellises globaalses klimaatilises skaalas seda asja siis jälgida, et ühesõnaga Maailma Meteoroloogia Organisatsioon on kuulutanud mõne aasta eest välgu siis selliseks oluliseks kliimamuutujaks, mida tuleks siis jälgida mitte ainult siis Euroopas ja tiheasustatud aladel, kus meil on need maapealsed süsteemid väga head, vaid ka ookeanidel, Aafrikas, kus nagu see maapealsed detektorid on olematud või on neid väga vähe ja see efektiivsus on madal. Et siin on väga lühidalt siis see toimimismehhanism, et see Meteosat 12 satelliit, mille küljes on Lightning Imager, siin on üks reaalse kiirusega selline animatsioon, üks väga äike selline piirkond Aafrikas minutiga vist kuskil 1200 välgulööki, et see on siis see algsignaal, mida see Lightning Imager vaatleb, ja siia teisele poole tuleb siis see, et mis on see lõppandmed, siis, mis jõuavad kasutajate lauale mõnekümne sekundiga, et on siis näha, kuidas need välgulöögid, need asukohapunktid, eks ole, laiuskraad, pikkuskraad, kellaaeg, kuidas siis need niimoodi kogunevad järjest ja annavad meile selle pildi nendest tormidest siis antud ajal ja antud kohas. Ja siin on siis natukene suurem animatsioon, mis näitab siis kogu seda Lightning Imageri vaateуlatust, et vasakul on siis nagu see toorsignaal, see on nüüd kiirendatult umbes minutiga terve ööpäev ja paremal on siis see lõpp-produkt, mis on siis need välgulöögid, et kuidas nad siis järjest tunni järel nagu kuhjuvad selle päeva jooksul, et neid iga päev me vaatleme kuskil 1–3,5 miljonit välgulööki ja kui me joonistame need niimoodi kaardile ja värvime kellaaegade järgi ära, siis me saame öelda, et me saame nagu selle päeva niisuguse välkude väga hea ülevaate, et eks ole Aafrika, kogu see ekvatoriaalvöönd tuleb esile, aga see oli suvepäev, et siis on näha ka, et Euroopa näiteks oli hästi selline aktiivne ja näeme ka Lõuna-Ameerikasse ja näeme suurt osa Atlandi ookeanist, et 84% sellest nähtavast kettast, mis sealt geostatsionaarselt orbiidilt on näha, siis katab see meie Lightning Imageri vaateväli kenasti ära. Ja teine selline illustratsioon, siis, kus me näitame kiirusega, siis, et 1 sekund vastab 1 päevale, et need siin vasakul on siis kõik need üksikud välgulöögid ja paremal me siis akumuleerime neid üle siis sellise ruumilise võrgustiku, ehk siis ehitame üles nagu sellise klimaatilise pildi juba, et on näha siis, et jaanuarikuu on see, et Aafrikas ja eriti seal lõunapool Aafrikas on siis see, kus jaanuaris näiteks põhiliselt välgud aset leiavad ja natuke Vahemere piirkonnas ja siis ka Lõuna-Ameerika, mis on seal ekvatoriaalses madalrõhuvööndis, see on ka nagu hästi aktiivne ka siis, kui meil on talv. Ja nüüd siis need ülevaated, et kui me võtame terve selle aasta 2025, siis meil oli 608 miljonit välgulööki registreerisime vaateväljas ja see kaart siin paremal on siis nende tihedusjaotus, et punane on siis 10 korda rohkem kui kollane ja 100 korda rohkem kui roheline, et võib näiteks vaadata, et Kesk-Aafrika, eriti siis see Kongo jõe piirkond, kus on nagu see maailma äikesekolle,
see annab kuskil 30% kõikidest välkudest, mida LI üldse vaatleb, ja seal on siis umbes 100 korda rohkem on neid välke kui näiteks siin Eestis või Euroopas keskmiselt. Ja siis veel vähem on ookeanide kohal, et üldiselt see välgu jaotus on niimoodi, et 90% ulatuses on nad maismaa kohal ja siis kuskil 10% on ookeanide kohal ja seal ka enamasti maismaa ligidal, pigem näiteks seal Aafrikast lääne pool, siis Kesk-Aafrikast just. Siin on nüüd, et natuke niisugust liikumist ka sisse tuua, siis jookseb animatsioon, kus on kuude kaupa, kuidas need välgud olid siis jaotunud, et see ülemine parempoolne histogramm näitab, et kuude lõikes need koguarvud, mis me vaatleme, on seal alati kuskil 40, 50, 60 miljonit, küll aga see üldpilt muutub aastaajaliselt väga palju, et talvekuudel siis lõunapoolkeral eelkõige on välgud ja siis läbi kevade siis põhjapoole liikumine, põhjapoolkera suvel siis selgelt on see ekvatoriaalne madalrõhuvöönd põhja pool ja siis liigub tagasi lõunasse, siis kui meil siin talv algab. Ja ööpäeva lõikes see histogramm siis all paremal näitab, et välk on ikkagi põhiliselt pärastlõunasel ajal ja väga vähe on teda siis öösel ja eriti vara hommikul, et see on nagu see ööpäevane temperatuuri käik. Ja Euroopa kohta siis selline sama animatsioon ja samad graafikud, et siin on siis näha, et Euroopas see ülemine parempoolne histogramm, et on väga tugev selline aastaajaline jaotus ka, et talvel on väga vähe välku ja suvel siis on hästi palju, eks ole. Ja siit kaartidelt on siis ka näha, et talvised äikesed on põhiliselt on Vahemere kohal ja suvised on siis pigem Euroopa nagu mandri osa kohal. Siis me võime vaadata seda ööpäevast jaotust nagu natukene lähemalt, et see kaart on siis värvitud selle järgi, et mis kellaajal on kohalikus ajas see välkude arvukus kõige suurem, et siin tuleb nagu väga selge erinevus mere ja maismaa vahel, et maismaa on valdavalt oranž või punane, mis tähendab, et seal kuskil kella 15 kuni kella 21, ehk siis pärast seda kõige soojemat aega on kõige rohkem äikest ja siis merel seevastu on nagu pigem öösel või hommikul. Ja siin on siis näidatud need histogrammid nagu eri piirkondades, et nii kaua just kui me oleme maismaa kohal, ükskõik kas me oleme ekvaatoril või näiteks kuskil Skandinaavias, ikkagi maismaa kohal on see väga tugev see ööpäevane niisugune äikeste tsükkel, et siis pärast lõunal on neid kõige rohkem. Ja mere kohal on see tunduvalt keerulisem, et selles suhtes eriti ekvaatori kohal tuleb nagu niisugune öine või varahommikune maksimum pigem ja kõrgematel laiuskraadidel ei pruugi üldse mingit kellaajalist erinevust väga olla. Siis natuke lähemalt sellest Kongo piirkonnast, mis on see kõige äikelisem piirkond maailmas, et seal on ka niisugused huvitavad kohalikud detailid, et näiteks me näeme, et seal selle Kongo demokraatliku vabariigi idaosas on nagu seda äikest hästi palju ja siis seal veel kaugemal idas, kus hakkavad nagu kõrgemad mäed, et seal nagu hästi tugevalt see äikese arvukus langeb, et just nendel mäenõlvadel, kus siis on veel nagu see vihmamets ja ekvatoriaalne õhumass, aga see siis tõuseb, et seal on see maailma kõige äikselisem koht. Ja tegelikult näeme ka selliseid peeneid detaile, et seal üleval on see Kongo jõe nagu org tuleb välja natukene, kus on seda välku vähem siis kui ümbritsevatel aladel näiteks. Ja ka kellaajalises lõikes siis nendel näiteks Aafrika järvedel, nagu siin vasakpoolses näites see Lake Victoria, et siin on nagu väga sellised huvitavad kohalikud mõjud, et see ülemine animatsioon on siis seal Kesk-Aafrikas ekvaatori peal, kus see Lake Victoria on, et kuidas nagu ööpäeva lõikes tundide kaupa see äikse aktiivsus seal muutub. Et öösel, kui nagu maismaal ei ole äikest, on seal järve peal just need äikesed koos ja samas päeval on vastupidi, et ümber seal maismaal on hästi palju äikest, aga seal järve peal on nagu niisugune auk, et seal ei toimu, et seal on siis jälle sellised kohalikud sellised tuulesüsteemid, mis siis ilmselt öösel puhuvad jahedad tuuled selle sooja järve peale ja tekitavad seal siis konvektsiooni. Ja siis see Guinea laht on ka niisugune hästi huvitav piirkond, et kui me oleme siin selle mere kohal või selle lahe peal, siis seal on nagu see äikese maksimum just nagu vara hommikul, kui maismaal on äikest kõige vähem ja siis seal on nagu noaga lõigatud see maismaa piir, kus läheb nagu selliseks normaalseks maismaa ööpäevaseks jaotuseks, kus on nagu pärastlõuna maksimum ja hommiku miinimum.
et niisugused väga huvitavad detailid. Euroopa kohta jah, see kõige äikeselisem piirkond siin natukene välja toodud, et ühesõnaga see on siis Alpide lõunanõlvad, mis on siis jah, seal Põhja-Itaalias, kus siis eeskätt suvisel ajal ja pärastlõunasel ajal on siis väga tugevad äikesed, et see on siis nagu ka meie andmed näitavad, on kõige äikeselisem koht Euroopas ja ka Pürenee poolsaarel, eriti seal kirde osas, on siis hästi palju seda välku ka vaadeldud. Siis veel selline tore animatsioon, jah, juuli 2025, kus ka meil siin olid suured tormid, millest ma räägin natukene lähemalt ka koos näidetega. Et siin on siis näha jah, just juuli keskel ja teisel poolel siis järjest oli väga palju sellist äikeselist aktiivsust siin meie piirkonnas ja hiljem kuu lõpus ka täiesti Põhja-Skandinaavias. Et see oli nagu väga hea test sellele Lightning Imagerile ka, et kui kaugele põhja ta suudab nagu vaadelda ja kas ta suudab nagu kogu selle liikmesriikide territooriumi ehk kuni Põhja-Skandinaaviani ära katta, mis siis tuleb välja, et ta nagu väga hästi ka suudab. Siin on siis näide jah, see hästi suur tormilaine, mis meil oli 11. juulil, mis põhjustas siis eriti Lõuna- ja Kagu-Eestis põhjustas tormikahjustusi ja niisugust hiidrahet sadas ja siin on siis välkude ajalisruumiline jaotus, et see kellaaega on siis näitavad need erinevad värvid ja siin on näha jah, et see Lightning Imager, mis on siin üleval vasakul, registreeris siis tunduvalt rohkem välku kui 2 maapealset süsteemi, millega me võrdleme, et see tuleb just nende pilvevälkude paremast registreerimisest siis välja. Ja siin on siis LI andmetega ka selle tormi niisugune ajaline animatsioon, et siin Läti peal ta moodustus pärastlõunal ja siis on näha, et just selle Lõuna- ja Kagu-Eesti kohal tekib selline hästi võimas front, mis siis ilusti ühtib selle piirkonnaga, kus need kahjustusi kõige rohkem oli ja siis hiljem juba siin loodesse liikudes see süsteem nagu nõrgeneb ja hajub laiali. Ja teine näide, nagu et uurida veel kõrgematel laiuskraadidele, 31. juuli oli siis jah, üks, ma ütleks eelmises suve kõige siuke põhjapoolsem siuke võimas tormide laine 31. juuli 1. august, mis siis oli tõesti seal 60. ja 70. laiuskraadi vahel olid väga võimsad tormid. Ja jällegi me näeme, et just nende võimsate tormide puhul LI registreeris 2 korda rohkem välku kui üks Vaisala süsteem, see GLD 360 ja 1,5 korda rohkem kui Euclid, mis on siis põhimõtteliselt see Nordlis, mida ka siin Eestis kasutatakse. Et siin on siis ka animeeritud ja seda tormi samamoodi, et LI välgugruppide andmestik, et kõigepealt on suhteliselt rahulik ilm, aga siin 31. juuli pärastlõunal ja siin nüüd ei moodustunud sellist ühtset fronti, vaid pigem olid sellised eraldi konvektiivsüsteemid ja äikesepilved, mis siis osad läbi öö olid aktiivsed, et nüüd me oleme juba 1. augustis ja siis kogu see asi liigub järjest põhja poole, et me näeme 1. augustil tõesti, et ka teisel pool polaarjoont ja kuni Põhja-Jäämereni välja seal LI andmetes on tegelikult need äikesed väga kenasti registreeritud, nii et see ka näitab meile, et see LI teeb nagu seda, mille jaoks ta on disainitud, et näidata tõesti kuni selle nähtava maaketta nagu ääreni või põhjapoolse servani kõik äikesed ära, et seda ei ole nagu varem maailmas tehtud, et Ameerika geostatsionaarsed välgudetektorid vaatlevad kuskil umbes 50. laiuskraadini, Kesk-Euroopa, et kaugemale põhja poole nad ei näe. Ja siis kuna meil on tegelikult need LI kaamerad on kiirkaamerad, mis registreerivad need andmed 1000 korda sekundis, et siis me suudame näha väga suure ajalise lahutusega ja suuremate välkude puhul meie piksli suurus on kuskil 4-5 kilomeetrit, et väiksemad välgud on nagu sellised väikesed andmepunktid, aga suuremate välkude puhul me näeme nagu selliseid pikki selliseid optilise signaali laviine, mille põhjal me saame siis kokku panna nende suurte megavälkude kohta sellise pildi, mida nagu enne neid geostatsionaarseid detektoreid ei olnud üldsegi võimalik näha. Et siin vasakul on siis see toores optiline signaal ja paremal on siis, et mida kasutaja saab sellest meie lõppandmetest,
et ühesõnaga, et joonistub välja täiesti selline pilt, kuidas see välgulöök arenes ja siin ta on umbes 200 kilomeetrit pikk ja see ajaline kulg on tegelikult ajakiirus, vastab reaalajakiirusele, et need megavälgud võivadki kesta seal mõnikord kuni 10 sekundit ja areneda mitmeid sadasid kilomeetreid selle ajaga. Ja mida maapealsed süsteemid siis samal ajal näevad, on siis need suured ristid ja sellised ringid, need on siis, mida maapealne välgudetektorite süsteem vaatles, et meie näeme selliseid sadu või tuhandeid andmepunkte ja kogu seda välgu terviklikkust ja ulatust L-laiga, aga maapealsed süsteemid näevad mõne üksiku sellise asukohapunkti, mis on siis laiali pillutatud selle mitmesaja kilomeetri suuruse ala peale. Ja siin on ka paar sellist megavälku veel siis näited Aafrikas, et jällegi, et need maapealsete süsteemide sellised suuremad ristid või punktid, neid on äärmiselt vähe ja nad on niimoodi laiali pillutatud, aga see L-lai näitab, et see on üks selline suur tervik suurusega siis üle 100 kilomeetri. Et põhiliselt me näeme neid megavälkusid Aafrikas, aga neid on ka Eesti kohal siis olnud kindlasti mõned vaatlused ma olen näinud. Ja mida siis kokkuvõtteks öelda, jah, et kõige moodsam välgudetektor kindlasti, mis hetkel geostatsionaarsel orbiidil on see meie EUMETSAT-i Lightning Imager ja kui me oleme huvitatud kogu välkude aktiivsusest, see tähendab, et pilvmaa ja ka pilvevälgud, siis ta on kindlasti parim süsteem Euroopa, Aafrika ja Atlandi ookeani idaosa kohal. Ja nagu ma siin näitasin ja loodetavasti teid veensin, et saab vaadata põhimõtteliselt väga erinevates skaalades, kogu poolkera ulatuses ja aastate lõikes või siis üksikute tormide või üksikute välkude lõikes. Ja üldiselt neid andmeid kasutatakse juba küllaltki laialdaselt Euroopa ilmateenistustes ja on käimas ka tegevused, et neid nagu propageerida laiemalt Aafrikas, kus nagu on eriti probleem välguandmete kättesaadavus. Ja üldiselt EUMETSAT Data Stories on meil olemas kõik need andmed, et nad on tasuta kättesaadavad ja see arhiiv hakkab juba 1. juulist 2024. Et siin on ka mõned lingid, üks põhjalikum artikkel inglise keeles ja siis mul on üks GitLabi repo, kus on siis selline lihtne kood näidetega, et kuidas sealt Data Story'st neid andmeid võtta ja joonistada, nagu mida võib oma läpakas vabalt jooksutada, et see on kõigile kättesaadav. Tänan tähelepanu eest, küsimusi. Aitäh, Sven-Erik. Ja tõepoolest küsimusi. Meil on siin õige pisut aega, et teema kokku võtta. No nii. Urmasel on küsimus olemas. Kas Eestis on ka näha jaotusest näiteks, et Haanja kõrgustik on välgu intensiivsem kui muu piirkond? Üldiselt siin Eesti puhul me oleme uurinud või ma olen uurinud kunagi aastaid tagasi ka nagu pikema aja jooksul seal tuli vist välja see Haanja kõrgustik ja tuli sealt välja ka see Kirde-Eesti pigem, isegi võib-olla rohkem minu mäletamist mööda. Et kuskil seal Väike-Maarja ja Jõhvi ja selline kant seal nagu. Aitäh, kuidas on veel mõtteid, kommentaare, repliike? Tundub, et tänaseks on aur väljas. No võib-olla siia välguteema lõpus üks totter blondiini nali. Miks blondiin naeratab, kui välku lööb? Sest ta arvab, et pildistatakse. Just, ma pidin ära tegema selle. Vabandust. Aitäh, Sven-Erik. Ja... Suur tänu.